Armsad sõbrad, tänase pühakirja lugemise me leiame Uue Testamendi ja üldse kogu Piibli viimasest raamatust. Ma usun, kõigile on teada, et selle raamatu nimi on ilmutusraamat või nagu sageli öeldakse, Johannese ilmutusraamat, kuna see, kes selle ilmutuse sai ja kirja pani, oli mees nimega Johannes, tõenäoliselt Jeesuse jünger, apostel Johannes, tema armastatud jünger, nii nagu teda Johannese evangeeliumis nimetatakse. See pühakirja lugemine on väga lühike, see seisab ilmutusraamatu viimases peatükis, need on ainult paar salmi ja need kõlavad nõnda. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht. Vaim ja mõrsja ütlevad tule ja see, kes kuuleb, öelgu tule ja januneja tulgu, kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Mina, Jeesus. Nii algab meie tänane pühakirja lugemine. Issand ise kõneleb siin Johannesega ja kasutab selles kohas endast kõneldes nime Jeesus. Seda nime kasutatakse ilmutusraamatus ka mujal, aga seda ei tee Issand ise endast rääkides. Ma arvan, et see, et ta siin nõnda oma nimega oma armastatud jüngri poole pöördub, näitab, et ta mõtleb seda, mida ta siin ütleb väga isiklikult. Isiklikult Johannesele suunatuna, aga isiklikult ka meile kõigile suunatuna, kes me neid sõnu loeme ja kuuleme. Tema on Jeesus, ta on inimeseks saanud Jumal, ta on meie päästja, nii nagu see nimi ütleb. Ta on saanud üheks meie hulgast, et meie võiksime temaga üheks saades saada Jumala lasteks. Me oleme tema vennad ja õed. Me oleme kõik ühe perekonna liikmed. Ja selles ühes perekonnas me võime üksteist kõnetada eesnimepidi ja sinatades. Ma olen vahetevahel mõelnud selle peale. Mina kuulun veel sellisesse põlvkonda, kes ei ole harjunud võõrastele inimestele või endast vanematele või auväärsematele inimestele niisama lihtsalt sina ütlema. Ma ikka tahaksin pöörduda inimeste poole sõnaga teie ja ma tunnistan, et kui mõni võõras inimene, iseäranis minust noorem inimene, pöördub minu poole esimesel kohtumisel mind sinatades, siis see kah natukene kuidagi, ma ei ütleks, et häirib mind, aga võib-olla tuleb mulle ootamatuna. Ja samal ajal me pöördume kõige kõrgema, kõige imelisema, kõige suurema, see tähendab Jumala poole ju ikka sõnaga sina. Me sinatame Jumalat ja Jumala inimeseks saanud poega me nimetame lausa eesnimepidi, mis nagu me teame mõnedes kultuurides auväärsemate või endast vanemate inimeste puhul on lausa ebaviisakas. Oma vanematelegi, emale ja isale me ju tavaliselt ei ütle nende nime nende poole pöördudes, vaid ütleme ikka ema või isa. Tõsi küll, ma tean inimesi, kes kõnetavad oma vanemaid ka eesnimepidi, aga jällegi, ilmselt ma olen nii vanamoodne inimene, et mulle tundub see pisut kummalisena. Aga Jumala poole me pöördume sina vormis ja Jeesust me kõnetame eesnimepidi ja see on imeline kingitus. Ma arvan, see on midagi, mida me ei tohiks võtta enesest mõistetavana, vaid mille eest me peaksime olema väga tänulikud, sest tema ise lubab meil seda teha. Tema ise pöördub meie poole
nii nagu tänases pühakirja lugemiseski, oma eesnime nimetades, meid sinatades mitte kõrgemalt positsioonilt, vaid kui oma sõpru, kui oma vendi ja õdesid. Milline imeline seisund, milline imeline staatus meil on Jumala lastena, Jumala perekonna liikmetena. Siit on nüüd hea minna edasi selle juurde, mida ma olen väga sageli kohanud kõneldes sellest pühakirja raamatust, ilmutusraamatust või kuuldes, kuidas teised inimesed sellest kõnelevad, sellesse suhtuvad. Tihtipeale tehakse seda kuidagi väga ettevaatlikult või lausa hirmuga. Inimesed justkui kardavad seda Johannese ilmutuse raamatut ja enamasti mulle tundub, nagu tõlgendavad seda üle. Jah, selles raamatus on väga palju nägemusi, mis vajavad tõlgendamist, aga nagu öeldud, mulle tihtipeale tundub, et neid tõlgendatakse üle, kuna seda raamatut mõistetakse põhimõtteliselt valesti. Seda mõistetakse kui mingit määratlemata tulevikku ette kuulutavat ja segase võitu prohveteeringut, aga tegelikult on see raamat midagi hoopis muud. See on nägemus sellest, mis toimub praegu ja mis on toimunud ning saatnud inimkonda läbi aegade, patulangusest saadik. Ja see on selline omalaadne vaade korraga nii maa peal toimuvale kui ka sellele, mis samal ajal paralleelselt toimub taevas. See on nüüd midagi, mida ma tõsiselt palun teil meeles pidada, kui te järgmine kord selle raamatu ette võtate. See raamat kõneleb sellest, mis toimub ja on toimunud kogu aeg ja praegu, ja see tähendab muidugi ka tulevikus, see on ettekuulutus tuleviku kohta, aga mitte selline ettekuulutus, mis ulatub kuhugi, nagu öeldud, määratlemata kaugesse aega. Ja see pilt või need pildid, mida me sellest raamatust loeme, kõnelevad ühtaegu nii sellest, mis toimub taevas, kui ka sellest, mis toimub maa peal. Ja mis siis toimub? Toimub see, et ühelt poolt siin maa peal on need, kes on kutsutud ja kogutud kõigi rahvaste hulgast Jumala laste perekonda, et teda teenida ja austada, kogu oma eluga temast tunnistust anda. Ja samal ajal toimub ka nende samade kristlaste tagakiusamine. See oli väga ränk sellel ajal, kui Johannes selle ilmutuse sai. Paraku ei ole see lakanud tänapäevalgi. Meie ehk Eestis või ka Põhja-Ameerikas, kus mina praegu elan ja teenin, ei koge seda niimoodi igapäevaselt, aga maailmas on väga palju paiku, kus kristlasi tõsiselt, väga rängalt ja väga julmalt taga kiusatakse ja lausa kümnete, sadade ja tuhandete viisi nende usu pärast hukatakse. See ei ole kuhugi kadunud, see kristlaste vaenamine ja taga kiusamine. See on see, mis toimub siin maa peal. Aga mis toimub taevas? Taevas toimub tegelikult seesama. Taevas selles, mida me nimetame Jumala ligiolu paigaks, taevaseks õndsuseks, igaveseks kuningriigiks või paradiisiks. Seal on pühad inglid ning pühad mehed ja naised, kes on andnud tunnistust Kristusest oma elus ning kiidavad ja austavad Jumalat jätkuvalt. Aga ka seal, mitte küll päris, ütleme siis seal taevas, nii nagu me mõistame seda igavese õndsuse paigana, vaid pigem siis maa ja taeva vahel, taeva alustes paikades, nii nagu apostel Johannes seda nimetab, toimub samuti võitlus.
toimub võitlus, äge võitlus, mille pärast? Meie pärast, inimeste hingede pärast. Ja see ei puuduta mitte ainult tagakiusamist, vaid see puudutab ka kõike seda, millega meid ründavad ja üritavad hukutada kõikvõimalikud himud, patud, kiusatused, aga vahel ka elu mugavused, isegi sellised asjad, mis iseenesest ei pruugi sugugi olla halvad, võivad olla head, aga mis võivad meid ahvatleda ja siduda nii, et nad osutuvad meile hukatuslikuks. Kõige esimeste asjadena tulevad meelde rikkus ja kõikvõimalikud elunaudingud alates söömisest ja joomisest, aga ka läbikäimisest vastassugupoolega. Me teame, et need on head asjad, mis ometi võivad saada inimesele hukatuslikuks, kui ta laseb nendel enda üle valitsema hakata. Ja kõiki neid vahendeid kasutavad need taevaalused kurjad vaimud selleks, et meid hukutada. See ongi see võitlus. Võitlus siin maa peal, aga võitlus ka nendes nii-öelda taevaalustes paikades kurjade vaimude ja heade inglite, viimselt kuradi või saatana ja Jumala vahel. Selle võitluse keskmes on Jeesus Kristus ja tema kui Jumala tall. Me teame, et kui Jeesus ristiti, siis ütles ristija Johannes tema kohta, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Ja me teame ka, kuidas ta seda tegi. Ja sellepärast öeldakse ilmutusraamatus tema kohta tall, kes on otse kui tapetud. Tall, kes on haavatud, kelle ihus on siiamaani need ristihaavad ja see piigihaav, mis talle löödi. Aga kes siiski elab, ta oli surnud, aga ta on surma ära võitnud, tema käes on surma ja surmavalla võtmed, ta elab nüüd ja igavesti ja ta tahab, et meie võiksime koos temaga elada igavesti. Temas saab kõik kokku ja temas võetakse kõik kokku. Temas kutsub Jumal enda juurde, oma rahva hulka, oma lasteks, kõiki inimesi, kõigist rahvastest, kõigist suguvõsadest. Kõiki neid, kes usuvad temasse ja temast tunnistust annavad, kui vaja, siis kuni vereni, kuni surmani. See on ilmutuse raamatu sõnum. Ilmutuse raamat ei ole kirjutatud mitte kellegi hirmutamiseks maailma peale tulevate kohutavate sündmuste kirjeldamise kaudu, vaid vastupidi, võiksime öelda, et ilmutusraamat on üks äärmiselt realistlik raamat, mis kirjeldab kõike seda, mis selles maailmas toimub, olgu selleks sõjad või haigused või näljahädad või kõikvõimalikud loodusõnnetused. See on kogu aeg olnud ja paraku on ka õigete ja eriti kristlaste tagakiusamine olnud läbi aegade. Seda ei ole vaja meile öelda selleks, et me sellest teada saaksime. Me teame seda kõike niikuinii ja seda kõike teadsid ka need esimesed kristlased, kellele see ilmutus esmalt mõeldud oli. Mitte selleks, et neid hirmutada või informeerida sellest, mis toimub, ei andnud Jumal Johannesele seda nägemust, vaid selleks, et teda ja tema kaudu teisi kõiki meid julgustada. Johannese ilmutuse raamat ei ole mõeldud mitte hirmutamiseks, vaid julgustamiseks. Keset kõike seda, mis toimub, mis on toimunud ja mis saab veel toimuma, on võitja ikkagi see tall, kes on tapetud ja väärt võtma kiitust ja austust ja väge ja võimust ja kirkust nüüd ja igavesti. Tema on võitja ja meie oleme võitjad koos temaga. Tema on
Jeesus. See on tema nimi ja see nimi tähendab issand päästab või issand on päästja. Aga ta ütleb siin veel midagi. Ta ütleb, et ma saadan või õigem oleks tõlkida, ma olen saatnud oma ingli teile tunnistama koguduste jaoks ja ta teeb seda jätkuvalt. Ta saadab oma sõnumi toojaid, olgu selleks inimesed või inglid, selleks, et inimesi jätkuvalt julgustada, kinnitada ja juhatada nii oma püha sõna kui oma püha kiriku kaudu. Me teame, et ilmutusraamatus kõneldakse 7 kirikust või 7 Väike-Aasia kogudusest. Neile läkitatakse sõnumeid, kirju. Need kirjad ei ole sugugi mitte meelitavad või kõrvu kõditavad, vaid enamasti üsna karmid ja manitsevad, sest paraku on seda meile tarvis. Sellised me inimesed oleme, me kipume järele andma kas kiusatustele, meelitustele või laskma ennast tagakiusamisest hirmutada või mugavusest ahvatleda. Loodetavasti me siiski ei tee mitte ainult seda, vaid oskame olla ka kuulekad ja Jumalat tõesti kogu oma eluga austada ja kummardada. Aga meiegi vajame neid manitsusi ja seda karmigi sõnumit, millega Johannes issanda käsul pöördus nende 7 koguduse poole, mis tegelikult kehastavad ju kogu kirikut, kogu kristlaskonda. See sõnum, mida Jumal on algusest peale saatnud, on aga just nimelt selles, et keskne sõnum, et tema on läkitanud oma poja, kes on Jeesus, kes on meie päästja. Ja Jeesus ütleb enda kohta, mina olen Taaveti juur ja sugu. Mida see tähendab? See tähendab, et tema on see tõotatud ja oodatud Messias. See ühtaegu Taaveti poeg ja Taaveti issand, see Iisai võsu, kes tuleb ja päästab, kes tuleb ja kogub kõik rahvad, kes loob kõik uueks. Tema on, nagu siin samuti öeldakse, särav koidutäht või õigemini ma ise tõlgiksin särav või hiilgav hommiku täht, nii on see kreekakeelses originaalis. Mida see tähendab? See tähendab, et temas on kätte jõudnud uus päev. Uus päev on juba alanud. Seesama apostel Johannes, kes sai selle nägemuse, ütleb oma esimeses kirjas, et pimedus möödub ja tõeline valgus juba paistab. Ja Johannese evangeeliumis nimetataksegi Jeesust maailma valguseks. Ta on valgus, pimedus ei ole teda ära tundnud ega vastu võtnud, aga neile, kes ta vastu võtavad, on ta andnud meelevalla saada Jumala lasteks. Need, kes teda järgivad, kes jäävad tema juurde, ei käi enam mitte pimeduses, vaid neil on eluvalgus ja see on igavese elu valgus. Nii et tema on see uue hommiku, uue päeva hiilgav täht või tähis. Uus päev on juba alanud. Meil ei ole midagi karta, nagu ma ütlesin, kõige selle keskel, millest kõneleb ilmutuse raamat ja mida me näeme siin maailmas ja oleme kogu aeg pidanud nägema, me võime teada, et tema on võitja. Tema see Jumala tall, kes surres meie eest, on võtnud ära ja kandnud ära kogu maailma, see tähendab ka meie igaühe patu ja kes on oma surnuist üles tõusmisega võitnud surma, patu ja kuradi meelevalla, ta on võitnud põrgu. Surma ja surmavalla võtmed on tema käes ja ta tahab, et meie võiksime sellest kõigest pääseda ja elada koos temaga igavesti. Kas see ei ole siis põhjus hüüda, nii nagu siin öeldakse, vaim ja mõrs ja ütlevad tule, sest et me ootame teda tagasi. Ja selles mõttes kahtlemata on see ilmutusraamat suunatud tulevikku, et ta ütleb meile, et meil on midagi veel oodata. Jah, võit on juba saavutatud, aga me ikkagi oleme veel selle võitluse keskel ning me ootame päeva, mil see tõeliselt lõpule jõuab. See on siis, kui issand tagasi tuleb. Ja mis oleks parem ja õigem, kui oodata teda
niisuguse igatsusega ja armastusega, nagu mõrsja pruut ootab oma peigmest või ka peigmees oma pruuti, oma mõrsjat. Sest et me ei tohi unustada, et tema on meid enne armastanud ja tema armastus on täiuslik armastus. Tema armastus ületab kõik, mida meie suudaksime talle iial vastu anda. Aga sellegipoolest ta ootab meie armastust. Ta ootab, et me igatseksime teda samamoodi, et me hüüaksime tema poole samamoodi, nagu siin ütlevad vaim ja mõrsja, tule. Me kõik, kes me seda sõnumit kuuleme, oleme kuulnud, oleme selle vastu võtnud, peaksime iga päev hüüdma igatsusega issanda poole, tule, issand Jeesus, tule varsti. Vii kõik lõpule ja kingi meile osa sellest igavesest, täiuslikust taevasest õnnest, mille kõige olulisemaks osaks on see, et me saame olla koos oma armastatud taevase peigmehega, koos oma armastatud issandaga. Ja see on üks asi, mida ma ei väsi kordamast. Meie armastus ei ole täiuslik, on täiuslikkusest väga kaugel siis, kui me ootame ainult seda, mida me võime Jeesuse Jumala käest saada. Seda igavest elu, igavest õndsust, me kardame surma ja olematust, me ei taha mõeldagi selle peale, mida võiks endast kujutada see igavene põrgu hukatus. Ja kui me millestki siin maailmas puudust tunneme, siis me loodame, et seal igaveses elus me saame seda kõike külluslikult 100-kordselt, nagu Jeesus ise on evangeeliumis tõotanud. Aga kui me tahame, et meie armastus oleks täiuslik ja see tähendab, et me ise oleksime täiuslikud Kristuse enda mõõtu mööda, tema sarnastena, tema näolistena, siis me peaksime armastama teda. Me peaksime igatsema tema järele, tema enda pärast, tema ligiolu pärast, selleks, et olla koos temaga. Ja see võrdpilt mõrsjast ja peigmehest on suurepärane, see on parim, sest et just nii see peaks olema. Nii nagu mõrsja igatseb oma peigmehe järele, nii nagu peigmees igatseb oma pruudi järele, et temaga lihtsalt koos olla. Midagi muud ei olegi vaja. Ükskõik, kus me oleme. Kui mina abiellusin, siis meie esimene ühine elukoht oli ühe maja garaaž, mida me üürisime. Jah, elasime sõna otseses mõttes garaažis. Aga kas me olime selle pärast kuidagi vähem õnnelikud? Kindlasti mitte, sest me olime koos. Ja see garaaž oli üsna külm ja see oli ka hea, sest see andis põhjust olla päris ligistikku, hoida teineteist kaisus ja soojendada. Ja nii hea oli olla. Vaadake, see külm garaaž, see ei takistanud meid kuidagi olemast õnnelikud. Pigem vastupidi, see aitas sellele kaasa. See on pilt, mida me peaksime meeles pidama, kui me mõtleme issanda taas tulekule ja igavesele elule. Ja sellepärast kõik, kes me oleme seda sõnumit kuulnud, tema armastuse sõnumit, ei peaks tegema muud kui hüüdma, tule, issand, tule kohe. Ja tema ise kutsub, tema kutsub samamoodi. Nii nagu siin öeldakse, ja janune ja tulgu. Me kõik januneme ju armastuse ja tõelise õnne ja täiuse ja rahu ja seesmise tasakaalu ja harmoonia järele. Ja kõike seda tema ligiolu meile tõotab. Seda, et sa oled tema kõrval ja tead lihtsalt, et kõik on hästi. Kõik on nii, nagu peab. Seda me januneme ju rohkem kui vett. Ja seda tähendavad need sõnad, janune ja tulgu, kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Eluvett ja ilma tasuta. Ta kingib meile seda puhtalt armust, oma armastuse pärast, sest et see on tema olemus. Selleks on ta saanud inimeseks. Sellepärast on ta Jeesus, see, kelle nimi juba ütleb, et ta päästab, ta on tulnud meid päästma, meid terveks tegema, meid õndsaks tegema, meile igavese elu täiuslikku õnne ja rõõmu kinkima. Ja seesama Jeesus on üks meie hulgast.
ta on meie vend ja meie võime olla tema vennad ja õed. Ta on teinud kõik selleks, et me ei kaotaks lootust, et me ei laseks ennast ei hirmutada ega ahvatleda, vaid et me võiksime jääda tema juurde. Nüüd ja igavesti. Hüüdkem siis, nii nagu üks tõeline mõrsja oma peigmehele tule issand. Ja teadkem, et tema kutsub ja ootab meid oma imelise, oma täiusliku armastusega.